Tervitus, oleme Hutu ja Tutsi shows ja meil on näärisaade. Ärge aega segi jõulusaatega, see on Jeesuse Kristuse sünnipäev, aga meil on praegu näärisaade ja kellelgi ei ole sünnipäeva. Mõõdukalt kommunistlik. Ja, sooneutraalne ja kommunistlik saade. Ja sellega on saade alanud. Ja tervist. Nii, ega mis meil on siin täna näärisaatele, aga ise loomulikult on meil niisugune näärikuusk siin. Ja ajale, rasketele aegadele kohaselt natukene kidur. Kidur, jah, selline. Aga siiski on veel kuusk olemas. Ei saa öelda, et on nii halvasti, et üldse kuusk ei ole. Kombed on täidetud. Aga siis kuusele võiks mõne ehte ka külge panna. Kuuske tuleb ehtida, sest et seal on küll väga ilus hinnasild küljes, aga sellest on vähe, sest kombe järgi tuleb panna kuuse külge läikivaid asju, mis on ilusad vaadata. Ja, minul on siin sõdas, see on juba käigus olnud, aga ta ongi selline igiliikor, ta on selline Anunnakide kuldne idavedur. See on selline hea vedur, et kui kunagi ta vedas siit Eestist, vedas lehtmetalli Venemaale, aga praegu ta on sõdas ja praegu ta vajab Brüsselist neid eurosid sinna Ukrainasse ja siis ta tagasi tuleb pooltühjalt. Et alguses oli mõeldud, et ta peaks tulema sedasi, et liitiumi vagunitega, täisvagunitega, aga nüüd ei ole. Nüüd on ainult see, et kuna mingi kolmandik kuni, ma ei tea, 40%, mis ta sulas, tuleb sealt selle raha uuesti tagasi, et see raha tuleb jälle selle rongiga tagasi, aga ülejäänud jääb sinna. Ja ütleme nii, et kuna meid ootab helge tulevik ja on selline komme, et jõulupuu otsas peaks olema viisnurk. See on nääripuu. Aga see on nääripuu, siis ei saa panna, tal ei ole seda kinnituskohta ei ole ja niimoodi riputada, ei sobi. Kommunistid võivad solvuda, et see peaks seal üleval otsas olema. Ja siis on tegelikult tehniline lahendus, et sellel uuskommunismil, anaalkommunismil on auk keskel ja siis pannakse niimoodi siit august üritatakse läbi panna, aga see nii lihtsalt ei lähe. Kui pingutada, siis me saame selle tehtud ka võib-olla. Igal juhul näärikuuse ehtimine ei ole jõulukuuse ehtimine, see on korralik tegemine. Võt niimoodi. Ja nüüd on siis, sellega on helge tulevik tagatud, see kanaalkommunistlik ja nääripuu on meil ehitud. Hinnasilt võib-olla võiks olla natuke paremini näha. Kenasti kui punane, kuldne hinnasilt. Rothschildide värv, punane. Ja. Kas niimoodi on nüüd ilus vaadata? Ja sellega on nüüd saate põhiosa lõppenud. Meil on nääripuu ehitud. Paneme mõned kingitused ka siia kuuse alla. See komme on ka, aga me saame aru, et kõik ei saa endale tänapäeval kingitusi lubada, nii et ärge võtke isiklikult, ajad on rasked, maksud tõusevad, aga lihtsalt see on saate jaoks. Ega meil kodus ka ei ole kingitusi. Maiustusi pannakse ikka kuuse alla, mul on ka siin üks maiustus siin panna selline. Siin on ka mingi kärbseseene pilt on peal, ma ei tea. Lastele lõbusate värviliste piltidega. Aga muidu on mingi ematogeeni šokolaad, aga lihtsalt mingi kärbseseene maitseline ilmselt. Igal pool Vene ajal oli need mänguväljakutel, need sellised puust tehtud kärbseseened lastele väga meeldisid. Kärbseseened üldse lastele meeldisid. See siia kuuse alla sobib küll, on ju. Ja siis mina siin omalt poolt kirjanduse inimesena panen sellise kingitus, see on raamat ja see on väga tore raamat, see on eelmise okupatsiooni ajast, autor on Valentinov ja see on jutustusi Aafrikast ja ta on see, mida tänapäeval enam ei osata teha. Sellel raamatul on pildid sees, neeger jookseb seal ringi, väga huvitav on. Et selliseid piltidega, tõesti hästi tehtud piltidega raamatuid enam ei ole. Et head aegade mälestuseks ja meie Aafrika vendade ja õdede toetamiseks on siis selline kingitus, kus on neegrid. Ja neegrid on väga riibuliste riietega. Ja minul ei ole rohkem kingitusi. See on mul tööriist, see on mul lihtsalt see on ka, minul on ka tööriist. Aga tööriist ehib inimest, seda ärge unustage alati, kui te tunnete. Tarviline asi, et seda me ära ei anna. Aga kuna me otsustasime sedasi, nüüd on tegemist näärisaatega, et siis meil on siin juba terve aasta on seda Hutu Tutsit meil olnud, on ja
ja siis me otsustasime, et me nagu avalikustame selle saladuse nagu, et kust nagu see idee üldse nagu pärineb ja kus nagu need ideed nagu tekivad, sellised lennukad ideed. Ja sellest on natuke kahju, on selliseid häid mõtteid nagu jagada kõigiga. Sest nüüd on oodata, et neid suurepäraseid saateid hakkab tulema isegi ERR-ist. No jääb iseasi, kas nendel ligipääs on sellisele kvaliteetkaamile nagu siin on. No raha on neil laialt. Ja meil on ka meil on see saated ja teinekord on tulnud nagu sedasi mingi täpselt mingi kord kuus, siis on nagu vähe pikem vahe jäänud. See sõltub kõik sellest, et kuidas me nagu omal seda nagu inspiratsiooni oleme kätte saanud, et see on kontrabandas, et tuleb nagu Ukrainast ja tavaliselt on nad sellistes liitristes porkides on ja need on valged kärbseseened. Valge kärbseseen on väga tervislik. Ja eranditult see on, ütleme, ta on nagu Tšernobõli piirkonnast, et on mitte kaugemal. Ja seal on mineraalaineid on rohkem kui teistes seentes. Ja selle võrra on ta siis kasulikum organismile. Ja ta on sedasi, et korjata, ütleme, siis ta ei oma seda mõju enam, et mingi maksimum mingi 100 kilomeetri kaugusel Tšernobõlist. Ta on nagu tuulik, ega ta üle 100 kilomeetri ei võta hästi. Siis ei ole neid õigeid aineid enam jälle sees. Seal on, nii, teeme selle lahti. Viljakas muld on. Viljakas muld on, jah, ta on niisugune uraani ja tseesumiga rikastatud. Nii. Jah, on küll head. Ühe purgi saime ennem ära, aga nüüd me võtsime suurema purgi siin saate jaoks. No saate jaoks lähebki tavaliselt 2-3 purki. Nüüd me näitame ära, et hakkame nüüd maitsestama siin, et siin me anname üles. Võtame tööriistad siis. Tööriistad, jah, aga ma ei tea, anna siis veel operaatoril ka üks. Tehnik on ka inimene, palun. Jah. Ja ega siin pole midagi, näed. Tõstame siit ilusti kõedi, meil on siin viisaka inimese kombel tõstame. Meil on sekser ka laua peal. See ei ole vihje. See on lihtsalt nagu selline sekser on nagu tegelikult selline anum, mis on jagatud sektsioonideks, aga kuna meil on ainult kõige paremad seened, siis need... Näitame siin nüüd seent sedasi kaamerasse ka nagu, et täitsa parim võimalik selline kujuni. Kvaliteet ka midagi. Mingi petukaubaga tegu ei ole veel, need on nagu head tarnid. See ongi nüüd on üks väga tõepärane selgitus, miks üldse Ukrainat nagu vallutatakse, on seened. Vantidel omal ei kasva ju seal midagi. Vaadake, see venelaste see esimene rünnak, et see oli ka üks rünnaku teravik oligi, mäletate, oli sinna Tšernobõliga, sinna elektrijaama territooriumile. Ja venelased ja suurte seenearmastajatena ka just, ega nad seda juhuslikult seda ei tehtud, see on fakt. Ja ega ukrainlased ju tegelikult, kui nad tegid selle Kurski operatsiooni, seal on ka tuumajaam. Võib-olla seal ei kasva nii head seened, aga ikka vast paremad. Nad oleks pidanud selle jaama kõigepealt õhku laskma ja siis rünnaku tegema. Ma arvan, et selline mõte oligi, aga ei saanud nii lähedal, et õhku lasta. Ei tulnud välja, aga mõte oli iseendast väga hea, et omal seeni vähe ja vandid käivad pinda, tahavad seened ära võtta selle vähesegi, et teeme neile omale seene nagu sellise istanduse. Aga ma ei tea. Selle peale siis võtame. Võtame. Et seal Tšernobõlis ikka see seene asjandus edeneks. Ja kui nüüd ka saadet ei tule, siis ma ei tea. Tehnikule ka. Paistab, et toimainet on. Ja võtan kohe juurde, et... Ma võtan siin. Kõrvale ka nagu. See on selline dieettoit ka. Siin peale ikkagi mingi jõulust näärin ja võetan mingi... Seapekk ja lahja alkohol. Eestlastel on sellised koledad kombed üldse, et siin ongi võetud ennast täisõgid, aga koledal kombel. See on selline seened on selline hea dieettoit. No, kas hakkas paistma? Kas näed juba? Uduselt, mina näen uduselt praegu, ma ütlen. Ma ei tea, kus tehnik näeb praegu, on saade udune või ei ole? Saade, minul prožektor on küll udune igal juhul.
Või väga hästi hakkab tulema. Ja nüüd on mõnus dieettoit äärijuhtusse. Aga meil on selline nagu vaata, et kui nagu jaapanlased mõtlevad siin igasugused dieettoite välja, et nende pidi olema isegi siuke plastikust riis tehakse. See nagu riisi moodi. Nad on plastikust sedasi, et siis nagu need inimesed söövad sisse, aga midagi, mingid kalorid midagi ei ole, siis järgmine päev tuleb välja. Ja tegelikult on ju sedasi, et samamoodi võiks ju dieettoiduna ka, muidu võetakse mingid toidulisandid ja kõik mingid kaalulangetajad ja värke, aga milleks see hoopis lihtsam on see, et lihtsalt praegu kulud, raiskad raha on see, et kõik need tühjad kapslikad, mis on ära kasutatud juba, need seal mingi, ma ei tea, järgmine päev korjad kokku on. Ja siis lihtsalt pand uuesti kokku ja see on tühjalt, neelad alla. Ja mõtled tegelikult, et nad teevad siin saledaks, nad teevadki tegelikult. Lihtsalt üldse ei ole vaja midagi süüa, see on kõige parem, see on kindel, et isegi plastmassi ei söö, üldse ei söö mitte midagi. See aitab 100%. See on parem kui sõda. Sest nälg võtab ikkagi kõik maha, sõjas võib mõni ellu jääda. Istub metsas on ju, sööb konserve, pärast tuleb välja nagu õige mees, aga on nälg, siis need konservid võetakse sult lihtsalt ära. Ja muidugi. Aga see on see, et kuna... Ja kui välja tuled, pistatakse sind ennast nahka. Kuna nende seentega on veel üks selline paha lugu on see, et neid nagu väga palju tarvitada ei tohi, et siis võid ju selle, vaata nagu meil tehakse siin pisteliselt neid reovee kontrolle ju. Et me seda Pärnu seda reovee kontrolli päris nagu pekki keeraks. Siin ei ole vaja midagi kontrollida, see on selge, et Euroopa narkopealinn teen, mis sa tahad, on Rakvere. Sinna me lähedale ei saa mitte kuidagi. Ja sellise võimsa ettevõttega nagu võistelda ei ole lihtsalt võimalik. Ja muidugi. Aga on ka sedasi, et kui selle reoveega ei taha nagu riidu minna, et siis ära nagu palju näri. Homme lähed vetsuga, et siis nagu võtad sõela kaasa. Nagu salati pesemine pärast. Läheb uuesti käiku. Nüüd nii hull kiire selle järgmise saatega ka ei ole. Võib natuke oodata. No jäppagi, kui nagu seda meie neid varustuskanalid läbi lõigata peale seda saadet. Kõigil juhtub. Siis ei ole niimoodi, et kõik läheb ladusalt alati. Ikka on raskused, neid tuleb ületada. Pärast hakka neid kärbsesena seda hematogeeni sööma, kas see oli nagu tulemus sama, ei tea. Alati maksab proovida. Tuleb huvitav mõte, eksperiment ja siis selgub, kas on või ei ole. Jah, ma ei tea. Tahad veel või? Kuule ei, praegu nagu tundub, et... Hakkame siis nagu saatega edasi minema. Nii, nüüd on kõik ettevalmistused. Kuna meil on seda, et nääri saate, nagu üks eesmärkidest ongi sedasi, et on nagu siin rahvale tutvustada ka seda, et millised hirmsad inimesed need eestlased on. Nii et kui me siin nagu tutvustame selle kõige, ütleme nagu eestlastest hakkame rääkima, et siis kõigepealt teeme selle, nagu tutvustavad selle eestlaste selle rassilise kuuluvuse selgeks. Ja siin õnnestus nagu hankida üks selline nagu salajane dokument, et see oli siis nagu aastast 1918. Ja see oli siis, kui nagu Eestis oli just see, nagu see alanud nagu see vabadussõda. Ja siis need, kes meie praegused liitlased on, ja need olid ka siis nagu need tollel ajal nagu meie liitlased, need ookeanitagused. Ja nendel oli vaja siis nagu vahendeid nagu siia eestlastele nagu rahaga, et nagu siis kongressist vaja välja rääkida, kongressi käest. Aga siis need kongressi delegaadid, nad ei teadnud midagi, et mingi vastsündinud mingist väikestest, mingi vabariikidest, mingid Eesti, Läti, Leedu, mis siin tekkinud olid. Keegi teadnud, lihtsalt oligi kunagi mingi suur Venemaa, aga nüüd on mingi uued vabariigid tekkinud, et siis oligi selline nagu väike nagu memo tehtud. Kellega on tegemist. Ja siis võrdlusmoment, see on inglise keeles siin kõik nagu, et siin lätlaste kohta kirjutab, et racial origin, et rassiline mingi see nagu päritolu, et aarialased nagu on. Võib uskuda küll. Jaa, aga kõrval on eestlased, Mongoolial.
Mis sa teed, kui sa juba korra mongoliks oled loodud, siis oled mongol. Nii et me oleme liitlaste silmis, me oleme nagu mongolid, on ju. Aga nüüd, kui me läheme siis edasi, et siis nende Balti regiooni või provintside nende inimeste nagu päritolu läbi ajala, et siis, et kus nad on tulnud ja kui pikalt nad on siin olnud, on ju. Nii. Ja need on sedasi nagu erinevatest nagu nendest nagu erinevad päritolu, erinevatest nagu sugupuudest. Aga leedukate kohta ei ole öeldud, et leedukad ja lätlased, need on ühes, need on aarialased nagu. Neetud lugu. Jah. Ei vedanud meie õnnikestel. Ja, nii. Aga eestlased on need on mongooliased. Nii. See on ikka kõrget sugu ja selline välja valitud rahvas rohkem. Ja need on, et ühesõnaga, et kõik nagu keelepäritoluga, et lätlased ja leedukad on ja need räägivad siis mingi seda Lettoga või Lithuanian, et see mingi Balti seda keelte grupi keeli. Ja see, et nende keel on siis kõige lähemad keeled üldse sanskriti keelele. Või nii? Ja. No mis aarialased need siis on? Need on ju iraanlased. Ja... No aga vaata, öeldakse, nagu, et see aaria päritolu käisid isegi sakslaste, see Jaanenärbe käis ka ju Tiibetist ja sealt ju otsimus. Tiibet veel, aga Pärsi aladelt ja sealt käis ka otsimus. Iraak on ikkagi aga ma ei tea, nad ei leidnud sealt vist väga või ma ei tea. Nii leidsid, aga see pandi arhiivi. Pandi arhiivi kuhugi, jah. Ja, aga siin on sedasi, et eesti keel, et see on nagu soome keelgi on ja tema kuulub siis mingi Uraali Altaiga või nagu siis nagu keelkonda. Ta nagu ei oleks nii lahe keel nagu sumeri keel üldse. Ei ole. Siis, need liitlased on ikka parajad lurjused. Ja siis on sedasi, et... No siis lätlased sõdivad teil seal Afganistanis, kui me mongolid oleme. Nii, ja lätlaste ja leedukate, et ütleme, neid kirjeldatakse kui nagu aarialisi, kui nagu, ütleme, nagu... Valged inimesed. Valged nagu eurooplastele sarnased inimesed. No, mitte päris euroopsed, sinnapoole. No, okei. Ja siin on sedasi, et nii, Estonian, et ta on tüüpiline nagu, ütleme, nagu mongoli päritolu. Tere, on tüüpiline mongol. Mina olen tegelikult neeger. Aga see selleks. Sa oled jah selline. Hutu, ma täpsustan. Ja nii, et kes nagu tahab endast nagu tõelist nagu eestlast leida, et siis peab hakkama nagu katsima, et vaatab, mis sealt alt välja tuleb, et kui nagu tulevad sellised nagu põsesarnad ja kõik nagu see. Ei, no, eks sellised on ka eestlaste hulgas, aga ei saa öelda, et ei ole. Vigala sass, vaata, kui vaatasid näkku, oli ju tüüpiline siukene. Kui vaatad neid vanu, ütleme neid mingid nagu piltega, et mis seal ongi mingi 19. sajandi mingid eestlasi vaatad, 19. sajandi mingid talurahvast tehtud pildid, aga siis nad olidki tegelikult parajad, kui oli laiad näod ja mongoliitsed näod. Siin võib olla, et oli läbi segi. Soomes on ju leitud selliseid kiviaja kalmeid, aga on kahte tüüpi rahvast. Ühed on ümmarguse peaga, need olid need põhjapõdra inimesed ja need on mongoloidid. Aga siis olid pikkade kolpadega või pikemate kolpadega rästiku inimesed ja need on sellised nagu viikingid või midagi sellist. No siis ka aarialased või valged inimesed. Aga elasid kõrvuti oma kultuurid, täiesti erinev rass, täiesti erinevad nagu need leiud. Et võib-olla Eestis ka kahte tõugu, aga lihtsalt kuidagi mongolid tegid teistele ärtust ära mingil hetkel. Aga võib-olla siin oligi neid rohkem. Ja, aga kui nüüd võtta nagu seda, et meil siin isegi kirjutatakse, et võrdõigusvolinik on siin Eestis on mures sellepärast, et rassiline diskrimineerimine Eestis on varjatud probleem. Siis minul tekib näiteks küsimus, et keda siin nüüd nagu diskrimineeritakse. Kas neid, kui ütleme, neid eestlasi, kes on nagu mongolid või siis need eestlased, kes on nagu mongolid, diskrimineerivad kõiki teisi, kes ei ole mongolid. Neegreid ja aarialasi siis. Jah, neegreid ja aarialasi.
no mina arvan, et ka mongolid on tõsine probleem. Ja kui ikka liitlane ütleb, analüüs ütleb, et on mongolid, järelikult mongolid diskrimineerivad. See on siin see põhiline. Kui keegi juba diskrimineerib, selge tegemist on mongoliga. Väga lihtne. Vaata, kes diskrimineerib, saad aru, kellega tegemist. Ja kui diskrimineeritakse mongolit, siis on tegemist genotsiidiga. Kohalike... See võib olla eutanaasia. Kui mongolit see ennast diskrimineerib, siis see on eutanaasia. Jah, igatahes ma arvan, et sedasi, et päritolu Mongol, jah, et selle me oleme nüüd nagu suht hästi saanud nagu sellise nagu ütleme usaldusväärse dokumendi ikkagi. Mina arvan, et mongolid on Euroopa Liidus ikkagi suht nagu vähemus. On vähemus, jah. Et selles mõttes peaks nagu pappi välja käristama mingisugused selleks ette nähtud Sorose moodi asutused. Mongoli vähemuse õiguste tagamine. Ja võrdõigusvolinik peaks ka eelkõige seisma siin nagu mongolite õiguste eest. Mitte võrdõigus, vaid mongoli õiguste volinik on meil vaja. Võrdsed õigused, mongolite õigused, teised vaadaku siis, seal oma aaria, mis seal oli siis seal Mesopotaamias jõgede vahel ringi oma sumeri keelega. Seal on teie õigused, seal on teie keel, seal on teie püramiidid. Mis siin vahite? Ära eksinud sõbrad, suund sinna. Ja Eesti tuleb kuulutada ka põlismongolite asualaks. Muinasmongolid. Muinasmongolid. Hakkab tulema, kuule võta veel see hetk. Nii, et see, ma arvan, et ameeriklased said ilma seeli söömata selle mongoli asja tehtud. Et tegelikult on võimalik teistmoodi ka. Kuidagi saama. Mingi selle peale võtame. Me võtame, jah. Ega on pidupäev ja võiks mingit teravamat valada. Nii. Kui me nüüd kuna meil on... Ma usun, et eestlastel on väga hea meel teada saada, et nad on mongolid. Jah. Ja võib-olla sellepärast ongi asjad arvasti, et vaata inimene ei tea, kes ta on. Arvab, et ta on mingi ka valge inimene. Hakkab valge inimeste asja, ei tule välja. Miks ei tule välja? Mongol, sellepärast. Ta peaks saama oma jurtad püsti, on ju, hobustega ringi sõitma vaikselt, võib-olla seal vibuga sinna tänna natuke. Küll seal asjal oleks jumet. Vaata, kui Kingsepp arvab, et ta on kokk, sellest ei tule nagu midagi head välja, eks ole. Aga kui ta hakkab kingi nagu tegema või parandama, kõik sujub. Teistlastega samamoodi. Oled mongol, tee mongoli asja, pane toores lihatükk sadula alla, pane natuke ringi mööda linna, siis näris seda. Aga vaata, meil on üks kui tuttav ju Kingsepp ka ju, vaata ühine tuttav Kingsepp ja tema arvab üldse, et tema on semiitne. Inimene on sattunud eksiteele. Selge see. Kingad võib-olla tulevad välja. Ma loodan, et ta seda saadet vaatab, sest ta saab ikka aru, et mis päritolu ta tegelikult on. Härra, te olete mongol. Lõpetage propagandavaled. Tuli nüüd semiit välja. Jah. Aga olgu, eestlaste päritolu saime nüüd selgeks, on ju. Nüüd lähme ühe teise teemaga edasi. Ja see on, mis on eestlastega kombed. No eestlaste kombeid on kirjeldatud aegade algusest peale, nii palju kui siin kirjutatud üldse on. Võib-olla teised ise ka kunagi kirjutasid mingid mongoli keeles asju, aga need on kaduma läinud. Aga mida sakslased kirjutasid, see on alles jäänud. See on alles jäänud. Ja see on üks... Ja kõik kindlasti mäletavad, kes oli kunagi Eesti selle 2 kroonise raha tähe peal. See oli üks siuke kandilise lõuaga, siukene nägi välja nagu mingi õudusfilmi tegelane Frankenstein või midagi sellist, ta tõelt oli teadlane. Tegelikult on tal ka vaadates seda, see võib ka mingi mongoliitseid, mingi jooni leida siit. No võib-olla ta ei olnud päris puhas sakslane, vaid oli siin kuidagi nagu sassi läinud midagi laulurahvaga. Laulurahvaga, jah. Aga iseenesest on sellest on väike nagu referaat tehtud. Oli 2014 aasta mingi maalehes muidu, et eestlaste olemus Karl Ernst von Bäri järgi. Aplad, mustuselembesed, asjade kasutamisest nõmedad ja lõbusad vaid purjus olekud. Tegelikult, ütleme, siin on meil, ütleme, see raamat. Keegi ei ole vist mongolite kohta nii halvasti varem öelnud. Tundub, et võrda... Jah, see raamat on siin olemas, see on nüüd Karl Ernst von Bäri eestlaste endeemilised haigused, see on meditsiiniline teos
aga siin on ka sellist veits nagu ühiskondlikku ja nagu midagi nagu laiemat pilti, et ta on päris õpetlik, see on mitmes trükk, esimene, mis ilmus kunagi Loomingu raamatukogus, seda meil ei ole, aga see on nüüd kaunis värske. Nüüd, kes raamatupoodi või raamatukokku läheb, siis ilmselt näeb sellist raamatut seal. Ja ta ongi siis kirjeldab sellist eestlaste haigusi, haigus on kaunis jõledad muidugi, nende haiguste põhjusi ja üldse nagu eestlaste kombeid ja olemust ja ütleme, et ega nagu see kirjeldus ei erine sellest, mida sina juba siin ette lugesid, et üldiselt on see pilt ikkagi väga masendav. Aga mina ei tahaks nagu mongolitega nagu väga tüli norida, et ma loeksin ette nagu sellist nagu puht praktilist ja meditsiinilist nagu teksti. Mõtlesin üles, kus see paragrahv 28 või 27 on. Nii, ja see on siis paragrahv 27 pealkirjaga üldisi eeskirju, mille järgi eestlaste haigusi ravida tuleb. Nii, ja siis ta kirjeldab ühte patsienti, et soisest piirkonnast toodi kohale 15-aastane nooruk, sündinud skorfuloossetest vanematest, kogu ta vasaku sääre eesmine pind ja osa reie külge oli kaetud skorpuutilis-skorfuloossete haavanditega. Üksikuid haavandid oli ka teiste jäsemete alumisel osal. Teise jäsem, ma arvasin kätel ka, et neid jäsemeid nagu loeti nagu rohkem. Tegelikult ainult jalgadest on lugu siis. Sääre luu oli karioosne ja luu killukesi pudenes vähehaaval välja, nii et hais, mida suur hulk haavandeid levitas, oli vaevu talutav. Peale selle oli kogu ta keha lausa kurnatud nendest haavanditest, mille all ta juba rohkem kui aasta oli kannatanud. 4 nädalaga olid puhas õhk, toitev söögipoolis toetatud männikasvude keedise sisseandmisest teda nii hästi kosutanud, et ainult peopesa suurene osa oli veel nagu kontrolli alt väljas. Et see on siis peatükk, mis räägib sellest, kuidas puhas õhk, sobiv toit ja puhtus mõjuvad haigetele väga hästi. Mis tähendab, et haigused tulevadki siis mustusest, sellist räpasest õhust. Vaata, inimesed elasid ju, korstnaid ei olnud, eks ole, loomadega elati koos, et see sõnniku ja vingu hais, ma kujutan ette, mis see võis nagu olla. Et see mongolite elukombed olid ikkagi kaunis jubedad, aga näed, siis tuli sakslane, andis nagu puhast vett juua ja mingid männi leotist, eks ole, sisse. Ma kujutate, mis jooks, tarhunn vist on see männi või mingi okka leotis, mida tänapäeval müüakse. See on muidugi putinistlik jook, aga teda toodetakse kuskil mujal ka. Putinistlikud joogid oli mingi tarhunn ja paikale. Jah, seal on ka mingisugune okka leotis, et hoidke sellest eemal, et ikkagi igasugust okka leotist nüüd ka ei maksa raamatute lugemise järel hakata endale sisse kallama. Aga siin nagu Päär kirjeldab siis, et tal olid juba eelteadmised maarahvaga kokkupuudetest. Harimatus, eelarvamused, arstiabi täielik umbusaldamine, arstikorralduste täitmata jätmine ja ette kirjutatud eluviisist mitte kinnipidamine on neid tabavate haiguste põhjused. Nii. See arstiabiga oli täielik umbusaldamine, see ei ole mitte kuhugi kadunud nendega. Ega see arstiabi ei ole ka palju targemaks läinud. Vaata nüüd sedasse, et mis nüüd lubati nagu selle hirmsa haiguse, selle COVID-i vastu, see mingi vaktsiinid, värgid, näed. Ikkagi oli väga palju oli neid eestlasi, kes nagu sellest keeldusid, nad ei usaldanud seda. Ja siis mingid arstikorraldused, vaatamata sellele, et mingi arstid ütlesid seal sedasi, et te võite ka ära surra kõik, mida iganes, ikka nad ei süstinud ennast. See näitab seda. Vaata, kui see meditsiin on rajatud mingisugustele ebateadusele või mingitele hoopis teistele plaanidele, nagu planeedi rahvastiku vähendamine või midagi taolist, ei saagi nagu väga usaldada. Ja ütleme, ega Pääri ajal ei olnud nagu asi palju parem. Kui seda raamatut lõpuni lugeda, siis lõpus on üks lehekülg selliseid nagu olulisi teese, millest kõige viimane kõlab niimoodi, et meie aja, umbes ma vabatsen refereerin, et meie aja üks suurimaid hädasid on see, või häbi, meie aja suurim häbi on see, et meil ei tunnistata ürgtekkimise õpetust või midagi sellist. Et ühesõnaga see oli siis nagu mingi ateistlik õpetus, et eks ole, kui piiblis oli see, et Jumal on loonud maailma, siis saksa ateistidest arstidel oli õpetus, et maailm on ise tekkinud, see on muinastekkeline, mingi niisugune asi. Aga kus see nüüd, tänapäeval mina ka ei ole kuulnud, et sellest õpetusest midagi nagu räägitakse, et ei olnud ta Pääri ajal väga populaarne ja nüüd on ta vist sootuks ära unustatud. Nii et need eeldused, millest arstid lähtuvad, on sageli valed või sellised vähemasti omas ajas nagu tulevad ja lähevad.
Ja no see Päär kirjutabki, et seal sedasi see, kes arstiteadusele õige meetodiga läheneda tahab, peab eeskätt aastaajad vaatluse alla võtma, uurima, mis võim neist igaühel on. Ja siis on täpselt, see on ka Pääri kirjeldus siin, et haiguste põhjustest arvavad nad, see tähendab, need Mongolia päritolu need eestlased, et nad arvavad esikohal olevaks jumala karistust ja mõne nõia kätetööd. Haiguste prognoosi tuletavad nad söögiisust. Kui kogenud maaravitseja ütleb, et ta ei võta enam söökigi, tähendab see, et lõpp on lähedal. Selle rahva hulgas leidub alati sellised, kes endale targa hüüdnime võtnud. Need teesklevad, et on saanud imeväe mingi jubeda teoga, näiteks madude puntra lahti arutamisega. ja siis, et nende peamised ravimid on juuda sitt, väävel, püssirohi, elavõbe ja äädikas. Elavõbe küll hästi aitab, kuidas äädikas on selle kohta ei oska nagu ütelda. Ei no me siin ka praegu ravime ka uraani ja ka selle tseesiumiga. Ja äädikat on ka kuigi palju. Äädika on ka maitsest tunda, jah. Ainuke asi, milles nad osavad on maarohtude kasutamine kergemate tervisehädade puhul. Nii et seda on nagu positiivne pool nagu. Jah, seente kasutamine kergemate vaimuhaiguste puhul kindlasti aitab. Jah, inspiratsiooniga otsimise allikana. Ja siin ta Päär iseloomustabki siis eestlasi, et annab eestlaste loomusele eluviisidele hävitava hinnangu. Et pärast sügistöid pole eestlastel miskit muud teha, kui pimedatel talveõhtutel end kurguauguni rasvast sealiha, mooritud apokapsaid, musta leiba ning muud raskesti seeditavat kraami täis vitsutada, peale ülijohtrasti põletatud viina ja kanget koduõlut juua, pärast seda end ühetoonilist laulujuru venitada ja veidramoelist jõnktantsu tammuda. Mis tants oli? Jõnktants, jah. Päris, ma kahjuks jõnktantsu enam ei tantsita, muidu nagu asi sobib ja mongolite kombed on jäänud ikkagi suht muutumatuks. Kuigi mõned vist söövad midagi muud ka juba peale korraliku toidu. Toidukirjeldus küll ja minu mõelest väga tervislik. Ja siis on edasi, eestlaste välimust on ta ka kirjeldanud. Et me nagu võtsime selle juba ennem lahti, et kust see nagu pärit on. Võib-olla see oli nüüd 100 aastat vanem materjal kui see. Nii et temal ei saanud nagu olla seda nagu neid uuemaid neid teaduslikke uuringuid. Aga siis tema kirjutab ka, et eestlaste välimuse ja vaimuladi kohta on Pääril oma tähelepanekud. Nagu on neil loid ilma märkimisväärsete näojoonteta, väljendab enamasti nürimeelset tuimust. Naised armastavad laulda, eriti neiueas. Kuid Tartu ümbruskonnas pole ta neist ühtki näinud, kes ennast ilusaks võiks pidada. Põhilised iseloomujooned on aga laiskus, alandlikkus vägevamate ees ja julmus ning metsikus alamate vastu. Aga see tegelikult siiamaani peab paika sellepärast, et eestlased on ju väga alandlikud nagu keskvõimude suhtes, on ta siis Vene, Kroonukuulekus on läbi uskumatu nagu täiesti dementsuseni nagu, ja kui on vaja omadele nagu käru keerata, siis see julmus, mida siin Päär nagu mainib, on ju ka maksutõusudest tuleb väga hästi. Omadele pannakse ikka täiega. Igalt poolt koorub välja. Et mis sa teed, kui mongoli veri on sees? Ei saa teistmoodi. Nii, siis mis siin veel huvitavat oli see, et sünnitamine käib nende naistel kergelt. Vahel siiski pingutatakse köis ümber kõhu või riputatakse sünnitaja jalgupidi üles asja kergendamiseks. Kui aga sügisel pulmi peetakse, tehakse seda palju päevi järjest nagu lõikuspidusidki. Aga siin meil alles oligi, et kuna kui seal oli, et kõik need sünnitusvajad ära kaotada, et milleks? No mis siis nüüd, mis teha, eks jalgupidi üles riputada, köis ümber tõmmata korralikult, et sündimist hõlbustada ja kui ei aita, siis jalgupidi üles riputada, küll ta tuleb. Ja kui nii saab, milleks siis sünnitusmaja peale kulutada, selle raha saab ju ära varastada valitsev nomenklatuur. Kas ta pood köia ümber kõhu ja kartulivagude vahele ja korras. No, ja kui on kuskil üles riputada, siis riputa, kui on nööri. Nii, üks põhilisi eestlaste ravimeetodeid muideks, et see seisneb koleda ja lämmatava kuumusega saunas vihtlemises. Eriti imestab ta selle üle, et peale sellist enese piinamist sööstavad eestlased õue, kus nad lumes püherdavad ja mõnu pärast mõuravad. Paljud saksa arstid arvasid, et see rohkem inimelusid nõuab kui haigused kokku. Saksa arstiteadus on ikka täiesti metsos omadega. Ja samas jälle, ega need kombed on ju kõik alles, ega saunas käiakse, viheldakse, seal on kuum, ega see on nagu Ameerikas, et 50 kraadi on saunas. Saunas on ikka korralikult, saab leili visata ja vihelda ja nagu
ja ilmselt saab ka lumes püherdada, kui lund on. On endalgi ette tulnud. Mõuramist muidugi vähem kui muinasajal. No see soojalembesus, see on ka selline läbi aegade, see on tuntud asi. Vaata, kui meil üritati seda, et siin meil see Kaja Kallas ütles seal, et võiks ikkagi toatemperatuur võiks olla mingi 19 kraadi ja nii on. Ise pani salaja radika käima. Nagu aga ma isegi tunnistan, et mul on ka see mingi mongoli keel on sees, sest ma ka armastan, kui mingi toas ikka mingi 22-23 kraadi oleks, et siis kui vähem on, see on kõik puhas oma laiskus ja oletus. Et 25 kraadi on paras. Ütlen ma omast kogemusest. Aga alla 22 küll ei tohiks olla. Üle 30 on ikka juba palju. On nagu raske juba elada. Jah. Nii et see peab küll paika. Jah, see on hea nagu niimoodi selliseid suuri asju nagu mõelda, kes me oleme, kust me tuleme, kuhu me läheme. Eks ole, muidu mõtled kogu aeg, et oled tööline. Lähed tööle, aga tuleb välja, et tegelikult oled mongol ja sured välja. No ja siis, ütleme siin koha peal võivad nagu mingid igasugused eksiarvamused tekkida, aga et siin paljud ka mõtlevad seda, siin on nagu see Kingsepp mõtleb, et aga see miit on, seda see mõned mõtled, et need kogemata nad aarialased on. Ei päde. Ja isegi kui mõni on, ega teised ikka ei ole. Ei, teised ikka ei ole, ja siis on hea, kui keegi nagu selline kaine pilguga kõrvalt vaatab, kellega tegelikult saabki aru, millest probleemid tulevad. Siis mõni arvab, et on mais, aga tegelikult on malts ja kasvab põllu peal. Ei tulegi midagi, ei anna tõlvikut, ega ei saa pärast popcorni ega midagi. Nii on. Jah, aga siin ongi sedasi, et see tulevane teaduskorufee, tema lõpetab selle nagu kokkuvõttega nii, et ma ei tea, Euroopas ühtki haritud maad, kus meditsiinis nii palju kahjulikke eelarvamusi esineb, kui Eesti ja Liivimaa täheldada võime. Nad ikka liivlased ka, ega mitte mongolid üksi. Liivlased on ka ikka parajad massuurikad. Aga need liivlastel, need surivad välja ka. Liivlaste keel ju ka, see on nagu ka ikkagi, nad on ikkagi pigem siitpoolt, nad on mongolite poolt. No jah, vaata, nemad jõudsidki välja suremises nagu mongolitest ette. Jah. Aga varsti ma arvan, et jõutakse järgi ja minnakse möödas. Need viimased sünninumbrid on ikkagi hull katastroof. Need paistab siis. Nii et ikkagi ei ole vist nööri, millega neid rasedaid nagu üles riputada, et mingi probleem on. Siin nagu sellest eestlaste paljunemiskommetest nagu pole nagu juttu, et ei tea, võib-olla on seal kuskil peitub see hoopis see viga. No üldiselt ikkagi pastorid kirjeldasid eestlasi kui eriti roppu ja kõlvatut rahvast, kes või küll kirikus käisid, aga pärast kirikut tegid siis oma neid ebausu tallitusi. Kisendasid, mängisid torupilli, tegid neid vahast mingisuguseid loomakujusid, mida nad ohverdasid ja muidugi hirmus ooramine käis nagu kõige selle juurde. Nii nad kirjeldasid, mis seal tegelikult toimus, ega ei tea, võib-olla seal olnudki asi nii hull, et võib-olla see lihtsalt pastorite meelest oli nii hirmus. Kuigi mina arvan, et seal ikka tegelikult midagi ikka toimus ka, et kus suitsu seal tuld, et ega need pastorid nüüd tühjast ka nagu vinguma ei hakanud. Et see jutt ju, mis Päär räägib, nagu, on ju enam-vähem nagu adekvaatne. Küllap need teised ikkagi ka, vähemalt pool tõde ikka seal oli, et üldiselt olid eestlased üks kaunis kiimaline ja selline ropp seltskond. Või mongoleid muidugi, vabandust. Ega siis. Ega ju, kui me ütleme, läheme veel kaugemasse aega nende muinasmongolite juurde ja siis oli ju ka need muinasmongolid olid kõik naise pidajad ju. Nojah, Kristus tegi sellele lõppu ja siis võib-olla ongi, et kui see sigivus on nagu vilets, et siis peab naisi nagu rohkem olema, see on peres ikkagi nagu mingisugune piisav hulk lapsi. Võib-olla praegu aitaks ka see nagu muinas perekonna mudelite juurde tagasi minna, et ikka oleks mitu naist. Sest enne kui Kristus tuli, ikkagi neid naisi oli rohkem ja nad ei olnud väljasuremise ohtu. Praegu ei olegi mitte väljasuremine, vaid on naiste puudus, põud või ütleme naiste nagu selline ebaratsionaalne kasutamine. Ja ütleme nii, et monogaamsed eelarvamused. Ja need mongolitega need hirmsad nagu need joomiskombed ka ju, et seal ju päris palju ju, et saab ju suht varaga, et saab ju hukka ja siis muutuvadki nagu jätkusuutmatuks ju. No jah, see on ikka, ega mongolite elu ongi nagu keeruline pärast Džingis Khani, et pole nagu enam sellist nagu paremad ajad on nagu möödas ja
hakanud jälle vallutama seda Hiinat, et nagu ei viitsi. Nagu ei viitsi, jah. Jah, saime nüüd väikse selle ülevaatega nüüd nendest mongolitest ja eestlastest tehtud. Jah, et selles mõttes on nagu see probleem ongi jah ikkagi selles, et oled mongol. Midagi ja siis ei saa aru samas, et mongol, kui saaksid aru, et oled mongol, ma arvan, kõik sujuks. Et selles mõttes me oleme praegu head tööd teinud, et see situatsiooni analüüs on ju alati kõige alus, et kuidas sa midagi teed, kui sa ma ei tea, mis tegelikult toimub. Ja arvad, võib-olla elad luuludes ja mõtled, et on mingi kliimakatastroof või on mingi, ma ei tea, mingi perevägivald või mingi sellist, mingi sellist kommunistlikus mingis jamas elad, pea on prügi täis, ei saagi midagi välja tulla, aga tuulikuid ehitama, tapad kõik inimesed ära lõpuks. Ja elektrit ikka ei ole, inimesed on haiged ja vigased. Et selles mõttes ka, et kui sa ikkagi saad aru, et sa oled mongol, ei hakka mingist Euroopa mingit asja mõtlemagi üldse. Mis minul mongolil teie Euroopas sai hoobidega tegemist. Jamagi seal ise, mina olen mongol, mul on siin omad asjad. Et see päästaks väga palju. Aga nad ei saa aru, et sa mongol oled. Päritolu tunnistamine lihtsalt niisugune vale häbi. Ei, ma arvan, et lihtsalt täielik teadmatus ja kirjaoskamatus, ei loeta olulisi raamatuid, Kalevipoega ei loeta, eks ole, Pääri ei loeta, isegi Tammsaaret ei loeta, mida üldse loevad, Chuck Norrise anekdoote, see on hea, aga sellist on vähe, peale anekdootid oleks vaja veel midagi lugeda. Ja ega see on sedasi, et ega see, ütleme, see riigitelevisioon, ega see ka nagu väga nagu harimisega ei tegele. Seal on hariduslik palagan, hariduslik transvestiidi palagan oli. Härra Nael ütles, et see on haridusprojekt. See naise riietes. Üks oli veel rase naine. See on mingisugune noor sant seal. Nemad räägivad nagu sellest, et meid ootavast nagu tulevikust on, aga sellest minevikust ei räägi keegi, kust me pärit oleme. Ja sellepärast ongi see tuleviku pilt on ka vale, sest mineviku pilt puudub üldse. Ei saa olla niimoodi, et meil on niisugune transvestiidi tulevik ja samas ei saa üldse aru, kus sa pärit oled. Mongolid ei ole mingid transvestiidid olnudki. Ütleme, seda tulevikku ei õnnestu tõenäoliselt nagu siia. Mongolite peal see läbi ei lähe. Võib-olla on siin mõni pool liivi nagu aarialane, kelle võib naiseks riietada. Aga see, mis see minusse puutub, on neeger. Ja Mongolisse sama vähem. Et selles mõttes ma arvan küll, et nagu uue aasta saade on tehtud, et me oleme uue aasta nagu suunanud selline enese reflektsiooni ja nagu analüüsi teele, et mongolid hakkavad mõtlema, olemegi mongolid, selles on probleem, aga selles on ka võimalused. Kui saab ungarlased maha tappa näiteks. Seda on juhtunud. Ma mõneta, mis Kaani luurerühm see oli, kes siis tuli vaatama, mis selle Euroopa pool ka toimub. Vastu tuli mingi Ungari rüütlite eliitvägi. See luurerühm sõitis sellest üle nagu võist põhimõtteliselt. Sellise asja tegid mongolid. Ja oligi nagu praegu on see suur mägi, kus on need ristid ja asjad püsti, seal tohutu suur katastroof, eks ole, et nende kogu nagu, ma ei tea, mingi tankidiviisid nagu lihtsalt lükati kõik külili. See on Tokai külja vist isegi Ungari. Kurramust oli ikka seal pealinna juures on üks mingi selline, see on mälestusmärk või selle. Ja, ta ongi seda tähendab seal. Aga oli suhke igal juhul. Et maksab ikka ungarlasi nottida, nad teevad pärast väga vägevad need mälestussambad sinna, et see asi niisama ei jäeta. Ja pärast võtavad aru vähe, hakkavad oma riiki veel tegema. Et ma ütlen, mina pean seda, et ungarlased on praegu Euroopas üks selgem rahvas on see, et lihtsalt mongolid nagu juhatasid nad õigele teele omal ajal. Panid neile konkreetselt aru pähe. Nii, asjad käivad. Kui te siin sellised jahupead edasi olete, juhtub see asi jälle uuesti. Aga nad ei taha, enam ei taha. Nii. Et selles mõttes me võime ennast pidada nagu Ungari eduloo kaasautoriteks või autorite järeltulijateks. Ei oleks sealt midagi tulnud. Ja, me nagu surusime nad sealt, kui me need ungaralitest tulema hakkasime, siis lükkasime need nagu Euroopasse. Need ungarlased, nad tegelikult nagu mingid Türgi päritolu võimud üldse. Ja, nad ise peavad ka neist türklasteks. Ja siis need, ütleme, need õiged mongolid, need tulid siia põhjaaladele ära. Sellega on korras. Nii et on head tööd tehtud. Ja on mille üle uhke olla. Muidu mõtled, mis sa ikka teinud oled. Ei.
Ungari projekt on põhimõtteliselt meil päris hästi käib veel 1,2 ei saa kurta. Jah, aga mis siis ikka loeme nagu selle osa ka nagu lõpetatuks. Loeme selle osa lõpetatuks. Ja siis on meil on sedasi, täna meil on nagu teistsugune kultuuri osa, erineb nagu tavapärasest. Täna meil on plaanis kunsti luua. Ja meil on workshop ja selline kunstiateljee. Aga selleks, et saaks kunsti teha, tuleb kõigepealt püstitada siia kultuurisaatel logo. Nii, Kristjan Jaak monitor on alanud ja nüüd läheb kunsti tegemiseks. Kunsti tegemiseks, jah. Ja see on ikka üks kõva asi, kui inimesed veel kunsti tänapäeval teevad kunsti, jah. Ja ma kohe hoiatan, et keegi siin praegu laserit tagumikku endale ei pane. Et sellist midagi meil ei ole. Kunsti siin ei tule hetkel. Siin ma meil on assisteerin siin. Ja siin meil üks selline. See on tarvik. Ja see on sedasi, et on selline kenasti Pfizeri verepunane nagu selline tahvel. Siis võtame siit välja ühe eestlastega sellise, kuna meil on siin ikkagi eestlasega selline rahvuslik nagu saade, siis nagu eestlaste üks selline rahvusroog. See rahvusroog on muidugi kuskilt vist saksastelt laenatud, aga ega laulupidu on ka saksastelt laenatud. Jaa, see on verivorst, aga muideks sedasi, ma nagu sakslastel võis ta olla sedasi, see verivorst küll, aga kunagi mul sellest on praegu möödas mingi, ma ei tea, 25 aastat umbes, kui mul üks Austria nagu klient ja siis sõber siin Eestis sattus siia ennem jõule just ja siis läksime taga koos sööma ja siis oli see, et siis me tellisin omale siis verivorsti ja sõin nagu verivorsti. Tema tegi hirmsalt koledaid nägusid hakkas tegema ja küsis, mis asi see on, ma ütlesin Blutwurst. Mis asi, et vasistas. Bratwurst. Ma ütlesin, ta siis Blutwurst. Verivorst, siis ta vaatas sedasi, hirmsal kohe maitsta ei julgenud seda. Nii et austerlased, mägi austerlased polnud nagu sellest midagi kuulnud. Eks nad söövadki õlgi. Ja igatahes jah, meie rahvusroog, et see nagu ei olnud midagi nagu nendele seal midagi sobivat. Aga inspiratsiooni oma sellest aiesest, et seda me oleme saanud nagu sellest, et siin oli mingi kuskil siis müüdi mingi 6 miljoni eest vist maha oli mingi. Banaan oli, jah. Teibitud, ma vist hoian seda kinni või ma ei tea, mis siin abiks, kuidas siin abiks saab olla. Saab täitsa sedasi olla. Ega see kunsti tegemine, mõtlen, ei ole kerge. Ei ole, kui see nagu, et me ei hakanud... Ega see pole verivorsti tegemine, et võtad teed ära ja on valmis. Siin on ikka mõtlemist avajagu. Jaa, see on mingi head abivahendid siin. Näed, siis. Kas on vaja veel teipida või jääb pidama? Ühe paneme veel siia, ma arvan, teeme ikka pikemaks, kus on nagu näha korralik nagu. Ja ütleme, et siin võiks nagu... Inflatsioon on raha ära sõnud, ma ei tea, kas 6 miljoniga üldse saabki ära anda praegu sellist head kunsti, võib-olla peaks natuke pikem olema. Tegelikult on sedasi, kuna ütleme kõik need sellised, tunduvad, et sellised need taiesed ja need on nagu rohkem tundub selline, et ütleme nii, et selline mingi rahapesu teema olevat, siis ütleme, me võtaks mingi krüptot ka hea meelega vastu. Jah, aga inflatsioon... 6 miljonit seda... Ja mõtled, mida siis... Bitcoiniga, et poleks üldse paha. Et see on... Sellega 6 miljoni Bitcoiniga saaks nagu palju korda saata. Et siin on sedasi, et saaks mingi selliseid revolutsioone korraldada, nagu siin on Gruusias ja igal pool. Ja seal, kui nüüd tehakse seadus, keelatakse ära, et mingi väliskõdi, mingi organisatsioonid midagi raha saata ei saa, Bitcoini ikka saavad. Nii et me oleme ka valmis, kui me selle... See õnnestub nüüd oksjonil kuskil see taies maha müüa. Ja kui on vaja grusiine aidata, mitte neid Euroopa-meelseid grusiine, vaid Gruusia-meelseid grusiine, et siis minul ei ole, mina oma osa kohe annaksin grusiinidele ära. Nii et ülesõnaga me oleme nagu ka sellistele. Euroatlantilised grusiinid ei saa minult mitte sentigi. Need küsigu Soroselt või vanapaganalt endalt. Jah. Aga me oleme nagu valmis nagu neid õigeid toetama ja selle tegelikult on see, et vaata, kuna seda rahapesu on praegu nagu igal pool, et meil ongi sümboolselt, siin ongi sedasi, et kõik nagu on mingi näärisaade, mis on nagu nii kommunism, igal pool on veri, kõik kohad on veret täis, nii. Siin on taustaks on veri,
jah, no eksponaadiks on kuidagi veri. Nii et noh, me ei põlga ka seda ära, et meile vereraha kuskile mingi annetatakse. Me vahetame selle kõik bitcoinideks ja läheb käiku. Mongoli veri ei värise. Ei värise. Jah. Nii, selge. Meil on nüüd tehtud kunsti omajagu. Ja, nii et ootame pakkumisi. Ja põhimõtteliselt võtame vastu ka sularaha. Sularaha võtame alati vastu. Seda võtame alati vastu, jah. Ja. Nii, kas on veel päevakavas, Nääri saate kavas midagi põhjapanevat meil? Ega midagi põhjapanevamat kui sellist ei ole, et me oleme siin sellised olulised teemad oleme ka nagu ära öelnud. Eestlastest oleme selgust saanud nende kommetest. Mongolitest, jah, vabandust. Mongolite kommetest, nii et kes siis ennast mongoliks ei pea, see võib lugeda pääri nagu ühe pilguga ja kes peab mongoliks, see siis loeb teise pilguga, aga kõik võiksid lugeda, sellepärast et asi on väga, väga tõsine, aga kahjuks ka nagu teaduslikult küllaltki täpne. Nii et olid ajad, kus teadus oli tõsiselt võetav. Noh, ja selle teadmisega tuleb ilmselt minna nüüd siis Nääripuhkusele. Jah. No omalt poolt mina sooviks sedasi, et see uus aasta, mis tuleb, et see ei oleks kuidagi halvem kui eelmine. Eelmise üle ei saa korta, tuumasõda ei alanud. Loodame, et ka uuel aastal ei hakka. Ja isegi kui tuumasõda ei tule, see on hea, aga kui päris 3. maailmasõda tavarelvadega ei tule, see võiks ka. Ja kui tuleb, lasta tuleb seal Piiblimaa pool, et seal on vähe sõditud viimasel ajal, meil siin sõditud küll. Me oleme saanud oma osa kätte, ei ole kadedad. Järgmine maailmasõda kellelegi teisele. Kohtumiseni.